et tuleb siin üks väravate rohke äge lahing ja soovitan kõigil veel jalad alla ja jõuab staadionil küll, et vast loodetavasti saame ikka paarsada publikut siin kokku. No nii, availe on kõlanud, Deniss Poljakov lükkab keskringist palli mängu, Flora rünnakust maha võetud, Schlein jätkab ettepoole, kust Toke jätkab Keerole ja kes Keerol kohe tekib võimalus, Keero lähebki mööda Kollost ja Keero lükkab, aga Kivila on nüüd väljas. Madalt senderdus ja jõuabki värava ette, päris ohtlikult jääb nüüd sinna laatiseks, Pareiko läheb olukorda püüda, praegu ei suuda madal pall ja siis on värava ees kohal Kampanja, kes selle Kaarese löögiürituse ikkagi esimese hooga minema lööb. Suurte klubidega A Le Coqil mängida need mõneminutilised perioodid, nüüd Keero läheb poole pealt panema ja paneb latti. Noh, praegu just, no vaatame veel enne, kui järgmiste juttude juurde läheme, siis tsenderdus nüüd tagumisse posti. Keero lükkab, aga lükkab palli värava katusele ja Kaares vasakul äärel nüüd natuke aega ei ole proovida saanud, aga nüüd võtab Ivan Jushini ette ja madal pall, aga see võtab rikošetti. No nii, taas Kuraksin palli taga, kus esimesel poolel oli Kreida pigem, aga nüüd Pareikol läheb pall üle käe ja segadust värava ees veel, kuni Kreida palli taga ja kavandab sinna 5 kasti kõik mängijad kokku, kes vähegi karistusalas on. Tagumise posti suunas Pareiko on kohal ja jääb teine pall praegu Tovstikule, Tovstik tõstab ja oi kus tõstab Sander Tovstik ja väga-väga tark löök ja 1-0 FC Flora juhtima Sander Tovstiku väravast. Ja ei läinud siin pauku panema, nõrgema parema jala peal oli see pall, aga kavalalt tõstis selle palli teisest lainest sinna lati alla tagasi ja Pareiko ei suutnud joonele tagasi minna ning Flora läheb seda mängu siin 1-0 juhtima ja läheb läbi Sander Tovstiku parema jala. Esimene värav sel aastal vähemalt ametlikes mängudes. No vaatame uuesti, Kreida pall. Pareiko rusika leidis üles, aga Pareiko kas nüüd ei adunud seda, et ta on tegelikult värava? No, esimeste murumängude rõõmud, aga ikkagi üldiselt kindlasti kõik mängijad on rõõmsad. Nüüd Senjov murab kasti. Läheb ja Senjov lööb. See on ikkagi Floraga ja penalti punkti juures on kõik need senderdused on senimaani mängus Florale kukkunud. Oi, kus nüüd ehitatakse ise endale, kukub karistusalas. Mehed kiiresse kontrasse ja nüüd saavad juba Transi poole peal selle mängu lõpuni viia ja Flora saabki sellega hakkama 1-0 võiduga. FC Flora aastal 2026 Eesti karika finaalis. German Schlein Narva Transi poolelt meie juures, no kõva võitlus, palju jooksmist oli täna ilma pallita tööd. Millest täna siis lõpuks ikkagi puudu jäi? No ütlen niimoodi, et pidasime plaani kinni, et palju jooksmist oli, aga noh, üks olukord ongi otsustas kogu mängu, et selles mõttes okei, Florale kindlasti oli palli valdamist protsendsi palju suurem, aga noh, meil ka olid need omad momentid, eriti esimesel poolel Keerol oli, et selles mõttes noh, ongi võib-olla, noh, ma ütleks, et klass, aga noh, ongi, nemad lõid, me ei löönud, et kogu lugu. Esimesel poolajal oligi, Flora hoidis palju palli, aga ohtlikumad võimalused, need 2 tükki, millest üks oli päris ootamatu keskväljakult, olid ikkagi teil. Kas see andis teile teiseks poolajaks ka mingisugust sellist nagu indu juurde, et siit ikkagi võib tulla hea õnnestumise korral? No kindlasti, et toetasime ka üksteist nagu riitusruumis ja noh, üleüldiselt meil on selline olukord, et selg vastu seina, et selles mõttes, et ega keegi ei hakka nutma, et oleme kõik mehed ja ainult edasi täis sisuga, ütleme nii. Kui palju seda karika mängu erilist sellist atmosfääri täna väljakul tunda oli? Ütlen niimoodi, et minu jaoks ei olnud mingi suur vahe premium-liigad või karikat, et võib-olla noortel mängijatel oli see veits tunne rohkem, aga noh, et selline pigem tavaline nagu liiga kohtumine, ütleme nii. No teisel poolel ikkagi päris palju oli sellist olukorda, kus Flora sai rahulikult lükata ja tundus, et teil vist rünnakul sai natukene nii-öelda jooksu jaks kaot. Ja ma tundsin, et Flora võitis äkki nagu käigu maha natukene, võib-olla on väsinud ka nagu natukene, selles mõttes, et graafik on kõigil selline raske, ütleme eriti, ma ei tea, meil on väga raske, et meie jaoks ka nagu esimene mäng muru peal, et ei olnud lihtne, aga tundsin ja, et hakkasid tekkima igasugused väiksed need olukorrad. Võib-olla kuskil oleks pidanud veel targem ära mängida, aga
saame kogemust juurde ja vaatame tulevikku ette. No liigahooaeg ei ole ka teie jaoks lihtsasti alanud, nüüd läheb kogu fookus liigale. Mis on need põhilised asjad, mida sina tunned, et te parandama peate? Mis ma ütlen, et palju asju vaja parandada, aga ütlen niimoodi, et selle töö nimel töötame igapäevaselt, et see ei ole protsess, mis ühe päevaga nagu saab ära lahendada, et usume üksteise ja küll tuleme tagasi, annan sina. No Sander, palju õnne kõigepealt. Võib vist öelda, et töö sai tehtud mitte kõige lihtsamal moel, aga lõpuks ikkagi korralikult ja kindlalt. Lihtne kindlasti ei olnud, seda ei saa öelda, jah. Et eks see värav ei tulnud ka lihtsalt, et eks me andsime endast parima, me üritasime võimalikult palju võimalusi luua, siis nagu näha, Narva oli pigem kaitses, seekord proovis teistmoodi taktikat, aga me suutsime sellest lõpuks läbi murda ja see oli kõik, mis luges. Kui keeruline on hoida sellist kannatlikkust mängus, kus sinu meeskond valdab väga palju palli ja vastane jookseb palju palli järele, kui keeruline seda kannatlikkust on hoida? Eks see kindlasti lihtne ei ole, kuna kõik meeskonnad tahavad ju ruttu väravat lüüa, et endal nii-öelda seesmiselt ja füüsiliselt ka kergem oleks, aga seda tuleb osata hoida ja keskendumist tuleb osata hoida ja nii see võit täna tuligi. Räägi see värava olukord natuke lahti, see oli päris selline sürreaalne tribüüni pealt nagu vaadata, et oleks kõik ilmselt eeldasid seda, et sa lähed sealt jõuga lööma, aga tõstsid pehmelt üle väravavahi ja maandus võrgus. Ma pigem mõtlesin sellele niimoodi, et ma ei hakka sealt kahte puudet tegema, et sellises olukorras tuleb see kas lihtsalt kasti panna või siis väravasse lüüa. Ja ma paningi sihukese vahepealse ja kukkus ilusti sinna taha posti poole üle väravavahi. No kui tähtis see mäng täna teie jaoks üldse oli, selles mõttes, et te olete nendest satsidest, kes karikas alles olid, ainus, kellel on eurokoht täiesti 100% kindel. Kuidas ennast selleks mänguks motiveerida? On see karikas ikkagi sedavõrd hinnaline, et see teeb oma töö ise või on seal mingid muud asjad? Meil selles mõttes pole vahet, et kas meil on eurokoht olemas või mitte, me tahame iga mängu võita ja seega me andsime endast parima ja see pole vahet, mis mäng on, me tuleme alati võitma ja anname endast 100%. Aga on platsil olles teine tunne ka, kas on liigamäng või karikamäng? Ma ei ütleks, pigem mäng on mäng ja samade tiimide vastu mängime, nagu siin ka Premium liigas mängime. Et võib-olla siuke natukene turniiri tunnen ikka sees, et võib lisaajale minna ja see, aga pigem on üsna sarnane. No karikafinaalini on nüüd natukene aega oodata üle 2 nädala. Kuidas nende nädalate jooksul, nende päevade jooksul ennast nii-öelda karika vormis hoiate? Kas mõtlete selle peale või pigem on see õige aeg siis, kui see mäng on lähemal? Me võtame mäng korraga, et me lähme iga mängule uue mõtteviisiga ja keskendume ainult järgmisele mängule.